Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris neljapäeviti ning räägime Eesti, vahel ka maailma, näiteks täna, tippspordist nii, nagu seda meile meeldib teha, särtsakalt ja otsekoheselt. Pressisektoris on sedapuhku koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Jarmo Jagomägi ja mina Ott Järvela ning meile on abiks tulnud Eesti koondise endine värava Villem-Henrik Koitmaa. Koosseis on tavapäratu, saade on tavapärane. Me alustame. Staar. Pressisektori selle nädala staar on korvpalli poolfinaalseeria Tartu Ülikooli ja TalTechi vahel. Korvpalli sõelmängude poolfinaalid on läinud nii, nagu võis arvata, ehk et Kalev Cramo vormistab kõigi eelduste kohaselt juba homme õhtul Rapla vastu edasipääsu ära, seal paaris pinget ei ole, aga Tartu Ülikooli ja TalTechi vahelises duellis on sibinad-säbinad kõvasti. Tartu võitis avamängu 5-ga, TalTech teise 6-ga, kusjuures tasavägisem neist kahest oli tegelikult esimene Tartus peetud mäng, sest TalTech oli kodus Tartu vastu seal viimasel veerandil juba 12-ga ees. Jarmo, sa ütlesid, et 5 mängu tuleb ära vist, kui ma õigesti mäletan. Ja eelmine nädal sellise veksli käisin välja ja... Paistab, et sa midagi nagu korvpallist mõikad. No et 3-0 vähemalt ei lõppenud, et nagu mingisugune adekvaatsus on olemas, aga ütleme nii, et see seeria on praegu pakkunud kõike seda, mida ta pakkuma pidanud, ehk siis seal on sellist, ütleme, play-offilikku rabedust, samas kõvasti võitlust ja sellist särtsakust, seda nii väljakul kui tribüünidel, et Tartus esimeses mängus üle 2100 pealtvaataja, TalTechis 1600 pluss, et ega sinna rohkem väga ära ei mahutagi, mõned sajad pead võib-olla veel, aga jah, et kogu selle, ütleme, melu kõrval tuleb see mäng ka järgi. Seal on sellist, ütleme, ägedat taktikalist pinget, selliseid, ütleme, keerdkäike, keda ja kust takistada, näiteks võtame 20-aastase Rasmus Andre, TalTechi, ütleme, play-offide komeet, viimases mängus Aivar Kuusma juba kamandas tema peale sellise, ütleme, väga tiheda kaitset, teda pallist üldse eemale hoida. Samamoodi Tartu otsib nüüd käike, kuidas leida palli rohkem korvi alla olukorras, kus TalTechil on põhitsenter puudu, et sellist kabetamist ja maletamist on seal kõvasti. Villem, sa oled küll teisel spordialal, aga seeriaid oled sa oma karjääri jooksul kõvasti mänginud. Mis asjad seal seeria käigus toimima hakkavad, kui sa pead sama võistkonnaga mõne päevase vahega kogu aeg uuesti mängima? No eks see on selline, väga palju mängib rolli, kui kiirelt sa suudad ennast ümber häälestada. Et nüüd ongi hea näide oli TalTechi näol, et tuli kaotus. Kohe järgmine mäng suudeti võiduks vormistada. Ja ma arvan, et hästi selline psühholoogiline on ka, et antud hetkel kindlasti vanemad mängijad aitavad kaasa just õietusruumis. Et kuidas hoida seda tasasust, et mitte liiga emotsiooniga kõrgele minna, mitte liiga madalale kukkuda, kui kaotused tulevad. Aga selle seeria sees kaotusega leppimine on siis, peab käima lihtsamalt kui põhiturniiril või kuidas sa seda ütleksid? No seda on nagu, ma ütlen kõige parem iseloomustus on selle nagu selline tunnel, et sa lähed sinna tunnelisse ja sa näed seal, Eestis on 3 võiduni, et seal 3. võidu lõpus on see valgus, mis tuleb natukene lähemale, aga sa lähed seal tunnelis sees. Et see on nagu ääretult keeruline, aga ei saa ennast liiga emotsionaalselt kõigutada lasta nendel võitudel ja kaotustel enne, kui see seeria läbi. Ehk et 0-2 kaotus, siis valgus ikkagi peab ka veel paistma või? No jah. Aga sa väidad, et Raplal paistab tunne lõpus valgus? No mine tea, tegelikult et Rapla mängud on ka, sa ütlesid, et on väga konkreetsed olnud, et ma ka uurisin, mul on ka väga teadjad inimesed korvpalli valdkonnas, kellega vestlesin eile ja täna hommikulgi, et tema küll ei öelnud, et see on päris nii kindel, et seal Rapla ikka väga visalt hakkab vastu ja tõesti Kalev on küll pannud oma paremuse maksma, aga ei ole see olnud selline nii selge seeria vähemalt mänguliselt. No ütleme nii, et kui ühel on see tunneli sealt valgus paistab tagant, siis teisel taganttulijal ei ole midagi enam kaotada, et Rapla selles mõttes Tormi Niitsan on siin mõlema mängujärjel väga ambitsioonikas ja enesekindel, mis asi, kas ta suudab ka teistele üle kanda, aga selles mõttes neil pole enam midagi kaotada. Ja ütleme veel lisaks selle, et seeriatel üks asi, mis ma olen selgelt õppinud on see, et see viimane otsustav mäng võita on sama raske kui kõik need 3 või 2 Eestis eelmist. Kokku nagu siis kokku, jah, täpselt, et see viimase võitmine, see on psühholoogiliselt üpris raske just nendele noematele mängijatele. No see on see pinge, et sa oled nagu peaaegu juba finiši sirgel ja tahaks vajutada selle gaasi põhja, nagu meil on Paulo Avanist juttu hiljem, et aga
ei saa. No see on nagu veits spordiklišee, aga see peab paratmatult paika, jah. Okei, aga kui me sinna ülikooli derbi juurde nüüd tagasi läheme, et kas siis võib eeldada, et näiteks Kristjan Kitsingu roll, kui see seeria venib ja venib, võib muutuda üha suuremaks ja olulisemaks, sest tema on TalTechi vist kõige kogenum, võib vist öelda. Ja nii vanuselt kui mängustaažilt ja kõik need kohad, kus ta läbi on käinud, aga jah, et no see on selline kahe otsaga asi, et tema selline, ütleme, et läbi hooaja olnud tase ei ole nagu nii kõrge, et seda seeriat võib ära otsustada, aga mingid korvid, mingi hetked ta kindlasti tulevad kasuks, aga tema see suurim relv on see, et kas need kolmesed lähevad sisse või mitte, et ta seal viimases mängus sai jälle oma 3 vabaviset kätte, et see on tema leib, aga jah, et võib-olla siin, mida seeria edasi läheb, seda nagu vähem on võimalik mingisuguste taktikaliste nüanssidega kavaldada, et võtame näiteks Alar Varraku, TalTechi peatreeneri, ma arvan, et ta on taktikaliselt üks Eesti tugevamaid treenereid, aga võib-olla tal alati ei tule seda enda mõtete ja ideede nagu mängijatele edasiviimine nii hästi välja, et ta peaks leidma ka sellise tasakaalu, et võib-olla nüüd liiga hullult selle taktikaga üle ei pinguta, siin mingitel hetkedel on näha võib-olla liiga kramplikuks asi läinud, et see tasakaalu leidmine on väga tähtis mõlemalt poolt. No, palju tal neid taktikalisi käike veel üldse varuks on, et võistkonnad tunnevad tegelikult teineteist väga põhjalikult? No ega ei olegi jah, et siin võib-olla selles esimeses Tartu mängus on räägitud ka, et võib-olla TalTech sellepärast kaotas, et nad hakkasid liiga palju selliseid konkreetseid sihtmärke otsima, üks ühe vastu lahendama neid olukordi, kus justkui peaks saama, aga samas selline mängu voolavus kadus natuke ära, et teises mängus oli see juba parem, et siis seal ühesõnaga nuputamist on. Villem, selle Tartu TalTechi vastasseisuga on mõlemad klubid näinud kõvasti vaeva, et seda nagu teha suureks, leiutada sinna külgi igasuguseid kulinaid, vidinaid. Täna Tartus näiteks toimub 8 paatide võidusõit, jäljendamaks Oxford-Cambridge'i võistlust. Kuivõrd palju mängija kõigest sellest, mis seeria ümber toimub, selle seeria ajal üldse nagu laseb ennast mõjutada või sellest aru saab? No see on hea, et sa tõstatasid selle, et mina kui tegelikult ei ole korvpallis sees niimoodi, et minuni on jõudnud väga palju just see info, et praegu on käimas seda TalTechi seeria ja kui oluline see on, et see on hea, et meedia on teinud selle sammu. Meie ei ole väga midagi teinud, klubid ise on teinud. No kas Karl Multer ei ole üks promootorites, kes oli ka Eesti hoki juures ja MM-i siin promos kõvasti, et kui ma ei eksi, siis ta on TalTechi poole peal ka võib-olla aktsioonis. Et eks see on ka klubi poolt, et see on palgatud tõenäoliselt, aga tõesti väga head tööd on selle koha pealt tehtud, et minusugused inimesed on leitud sinna juurde ja klikin nendele artiklitele, kui ma näen, et seal need Juliuse jüngrid on pildi peal ja kõigil on roosad kaabud seljas. Mis toimub, et kus kohas eestlastel selline nagu entusiasm on tulnud mingisuguse spordiala vastu. Ja see on see, mis teeb seda ala suuremaks ja ägedamaks. Aga mängijad, kes selles seerias osaleb, palju see kõik nagu mõjutab? Mängu sees, ma ütleks pigem mitte nii palju. Eks ikka, kui läheb mingisugune kolm, ma eeldan, et siis sa kuuled seda toetust või vilinat. See vilin, see on veel tugevam toetus. Aga ma arvan, et võib-olla siis väliselt, et näed sotsiaalmeedias on palju igasuguseid postitusi, uudiseid, artikleid, täägimisi kuskil sotsiaalmeedias. Ma arvan, et mänguliselt eks see toetus on, aga mitte niivõrd palju, et see drastiliselt muutuks. Aga sellises seerias on ju palju ägedam osaline olla kui sellises, ma ei tea, Kalev Cramo Keila KK-s. Absoluutselt, aga ma küsin siit teie käest nüüd, et kas see, et mängitakse väiksemates saalides, ma ise mäletan, ma kunagi lapsena käisin Tartu ja Cramo omavahelises finaalseerias, käisin vaatamas ja see oli Saku Suurhallis. Oli küll palju inimesi, oli palju vaba kohti ka. Kas see nagu lisab natukene seda vürtsi sinna, et mängitakse nendes karukoobastes nii-öelda. Et sinna mahub, sa ütled 2100, 1600, ma tegin eelde, need on maksimum. Need on maksimum numbrid, mis saavad olla. Et kas see võib-olla on selline pluss? Ja et see saal ei tohi olla nagu liiga väike, nagu alla Keilas 500-600 inimest, aga seal ütleme 1000-2000 ideaalne, jah, Kalevi spordihall, see sama TalTech, võib see Tartu on isegi praegu ta enam suureks ei jää, ta võib-olla natuke kaugel sealt, ütleme väljakust, aga see, et mängitakse pigem väikses areenis, pannakse 2000 sinna, kui see, et sa paned Tondirabasse 1500 näiteks, siis see efekt on kindlasti palju suurem, jah. Nii, aga et siis 5. mäng tuleb? Jah. Krah.
Möödunud nädalavahetusel mängiti USA's California Stocktonis discgolfi hooaja esimene suure slam'i turniir Champions Cup. Naiste seas võitis selle turniiri ameeriklane Missy Gannon, kes edestas 72 raja peale ehk et 4 päeva, iga päev 18 rada, kestnud võistluse lõikes Kristin Lätti 2 viskega. Aga võistluse järel pälvis väga palju tähelepanu Kristin Lätile eel viimasel rajal fikseeritud jalaviga kohtuniku poolt, kes on discgolfi maailmas üpris üksmeelselt tembeldatud parajaks kiusupunniks, sellepärast et selliseid vigu discgolfis kohtunikel kombeks fikseerida ei ole ja see, kas seal üldse see viga oli, on ka veel omajagu küsitav. Villem, kui kohtunik keerab käru, mis sportlase hinges toimub? No väga selles mõttes keeruline olukord, et kui sa oled selle otsuse konkreetselt vastu ja oled sa kindel, et see oli vale otsus, et kuidas sa jätkad. Et see näitab kindlasti professionaalsust, kui sa suudad jääda rahulikuks ja keskenduda oma asjadele ja pärast mängu siis vaadata kainelt uuesti see olukord üle, et kindlasti keeruline sportlasel hinnata, seal emotsioonid on nii üleval ja kõik see adrenaliin, mis sellega kaasa tuleb, et no teile tehti ju Leedu mängus liiga. Osipovile määratud 2 minutit, oli kõrge kepp, mida tegelikult ei olnud, on ju. Leedul tegi filmis vist, on ju. Ja seal on, no ei tea, mis seal leedukal võis minna lihtsalt tasakaal ära, et jäähoki mängijad üldiselt ei tee selliseid Ei tee seda, mida jalgpallis tehakse. Jah, tahtsin nüüd viisakalt öelda sulle suvele jalgpalli sõbral. Et tõesti, tal läks jalg alt ära, ma arvan, ma loodan. Ja kohtunik nägi seda sellise nurga alt, kus talle tundus selgelt, et kepp liikus ja anti see karistus. Väga omapärane oli see, et ülevalt jumbotoni pealt näidati seda kordusest, üldiselt ei näidata seda. Et sellele kaasnes ka see metsik vilekoor, see häälestas kogu meeskonna selliseks, et okei, et see mees on nüüd täiesti Eesti vastu. Sealt tuli ka värav, mis võib tagasi mõeldes, et olla meie edasipääsu. Tõmbas tagasi. Et aga jällegi sportlasena minu peas küll ei olnud midagi sellist, et kuidas nüüd nii, et pigem, et okei, tapame selle karistuse ära ja mängime edasi. Aga ka ma kontrollin protokolli, aga kas sama kohtunik vilistas teil ka kumba Lõuna-Korea või Hiina mängu? Oi, mina ei tea niimoodi. Sa ei tea niimoodi? Ma ei ole väga sõbralik nendega. Ma annan litte ja mängime edasi. Ja Arvo, sina ajasid discgolfi inimestega juttu, et nad olid ikkagi, Eesti omad olid ikkagi väga nördinud sellest, ma saan aru. Ja, et ma muidu ei ole discgolfis sees igapäevaselt, aga siis viisin ennast asjadega kurssi, rääkisin peasekretäriga, Alaliidu omaga ja avastasin seda ka, et tegelikult on väga palju selliseid aktiivseid kommuune Facebookis, Twitteris, igal pool, kus arutatakse discgolfi asja ja seal oli nagu ühene seisukoht, et Lätile tehti ilmselgelt liiga. Ja need ei ole, see on ju Eesti kogukonnad, vaid need on rahvusvahelised. Ja sealt ei mulje ka, et nagu Lätt ongi üks tähtsamaid tegelasi kogu discgolfi maailmas, tema on mingis mõttes suunanäitaja, tema järgi nagu rivistutakse. Aga jah, et see point oli lõpuks siis selles, et seal esiteks, nagu sa ütlesid, et seal ei pruukinud olla jalaviga, teiseks oli see, et selliseid asju ei reeglina ära ei võeta. Kaade haaval vaadates on näha, et jalg liigub. Et see viga oli, aga ma just rääkisin ka, helistasin ühele sõbrale, kes on väga selles maailmas sees, teab kõike ja ütles, et ja tõesti oli viga, aga mängijana ise seda sellistel hetkedel väga keeruline ise arugi saada. Ja see oli mitte tahtlik kindlasti, ta libises, see pinnas oli natuke libes. Seal oli mingit oksarisu oli maas. Ja tema, mingi oksarisu ja see võrdlus oli selline, et kohtunik, isegi kui seal oli midagi, see võrdlus oli väga hästi toodud jäähokiga, see sõber, kellega ma rääkisin teisele, et see on nagu jäähokis seis on 2-2 või 1-1, viimased 2-3 minutit ja antakse nurgavõitluses mingisuguse kinnihoidmise eest, antakse 2 minutit. Ja kohtunik otsustab selle ära. Kohtunik ei taha otsustada neid mänge sellistel hetkedel. Ma tooksin siin nüüd paralleeli jalgpalli meistrite liigaga, kes mäletab teisipäeva õhtust Milano Inter Barcelona mängu. Samamoodi, seal ju võis öelda, et 3-3 värava eel, et seal Denzel Dumfries äkki tegi Barca mängijale väikese vea. No, kuigi ma ise olen vaadanud seda kordust, mina ütleksin, pigem ei olnud viga. Aga ilmselgelt esiteks muidugi varri see sekkumisjoon on oluliselt kõrgemal, et sellise vaieldava olukorra puhul ta ei lähe. Ja teiseks on ka ilmselge, et mitte keegi jalgpallis ei taha, et sellise olukorras mindaks sekkuma. Aga mis puudutab, minule eelkõige silma selle kohtuniku reaktsioon, et mis ta oli Kristin Lätile öelnud?
et ei, ma ei ole kindel, kas sa tegid selle vea, aga ma olen väga, tunnen ennast, nagu ütleb, I feel comfortable, et ma tunnen seda otsust tehes ennast mugavalt. Et see on väga halb kommunikatsioon kohtuniku poolt, kui sa oma otsuses niimoodi tegelikult püksid täis teed. Ta ütles ju, et ta ei näinud mõlemat asja, ta ei näinud ketta käest lahkumist ja jala liikumist samal ajal. Kurat, sul on üks asi, mida sa pead seal vaatama. See on ainus töö, mis ta tegema peab. Pluss selle olukorra muudeb jaburaks see ka, et nendes samas kommuunides ma nägin mitu pilti näiteks meeste mängust, kus mehed astusid konkreetselt ketta peale, ehk siis tegid selle vea ja seal ei võetud mitte midagi ära. Ja toodi veel näide ka naiste mängus, Paige Pearson. Paige Pearson, kolmanda koha saa. Ja, et ka seal oli tegelikult ja konkreetne puude ei sekkutud. Et see ongi nagu, et antud hetkel see ei teinud tema viset paremaks, see libisimine kuskilt otsast ja nii nagu selline olematu, et seal pidi nii kaaderhaaval vaatama, et näha üldse, et mingisugune viga oli ja võetakse ära mitte kaasmängija, mängija enda, vaid kohtuniku poolt, või Marshall on seal ja Marshall, kes seal liigub kaasas, et väga selline ütleme nagu mängusituatsiooni mitte arvestamine. Ma sain nagu sellest olukorrast nii aru, et see oli üsna kogenematu kohtunik, kes korra peas käis mingi klõks ära, et nüüd see ketas liikus, ma pean midagi otsustama. Pärast hakkas juba võib-olla seda otsust kahetsema, aga siis nagu läks enda nahka päästma, et see oli selline mitme asja kobarkäk seal kokku. Kui ma seda asja natukene kokku võtan, siis ma ütleksin niimoodi, et jah, see on meie jaoks krahhi rubriik, sest Kristel Lätile tehti liiga. Discgolfi kui spordiala jaoks tuli see vahejuhtum ilmselt suures plaanis kasuks, sest sunnib seda spordiala selliste asjade peale mõtlema ja panema paika selgemaid reegleid, protokolle ja tegelikult seeläbi muutub spordiala ise täpsemaks ja tõsiselt võetavamaks. Ja olen täiesti nõus, aga natukene lisan, et ka jäähokis, ma räägin, see kinnihoidmine on raamatus kinnihoidmine, aga hea kohtunik nii play-offis kui ka viimased minutid mängus, kui on väga ta ei anna seda ja kõik mängijad teavad, kes on kõrgel tasemel mänginud seda, et see hind on nii kõrge, et kohtunik ei taha seda ära otsustada ise. Lisaajal on natuke teised reeglid. Ja jalgpallis näiteks on ju on kirjutamata reegel see, et tiitlivõistluste finaalmängudes on natukene teised reeglid. Esimesed kollased kaardid tulevad palju hiljem. See on kõigi spordialade ülene, ma arvan, et see kohtunik, kes loeb nagu hästi mängu, ongi suur väärtus, mitte see, kes nii hästi reegleid teab. Ja antud juhul 16-100. Üks löök oli vahe, oleks see läinud edasi, siis oleks jäänud 200, et tulla veel viiki. Otsustas ära selle olukorra, et... Reibas rõõm. Rõõmurubriigis siirdume jäähalli, aga mitte sellesse, kus on väravad, sinised, punased jooned risti üle jää, vaid ühte teise jäähalli. Sellepärast Maria Kaldvee ja Harri Lill olid ainuke segapaar, kes suutsid teist aastat järjest kurlingu MM-il jõuda poolfinaali. Medalit erinevalt 2024. aastast seda puhku ei tulnud, vaid tulemuseks oli 4. koht, aga see-eest saavutati olümpiakvalifikatsioonis, mis koosnes mullusest ja tänavusest MM-ist esikoht ning seeläbi lunastati pääse Milano Cortina taliolümpiamängudele järgmise aasta veebruaris. On Kaldvee ja Lill tegelikult seda olümpiapiletit püüdnud pikalt, prooviti jõuda juba Pyeongchangi ja ka Pekingisse toona välja ei tulnud, nüüd tuli. Villem, kas sa oskad jäähoki kõrval nimetada need 3 spordiala, kus Eesti ei ole kunagi taliolümpiamängudel osalenud? Kurlingu võtame sealt nüüd nimekirjast maast, järgmine aasta osaletakse. Jääspordiala? Ei, 3 talimängude. Tali? Okay. Lisaks jäähokil on veel 3 spordiala, kus Eesti ei ole talimängudel osalenud pärast seda, kui kurlingus ära tehakse debüüt. Äkki lumelaua slopestyle? Üldse lumelaua sõit on õige, jah? Üks on jääl, üks on... Sorry, tegelikult on 4 veel isegi, jah, ma unustasin ühe ära. Lumelaua, ülejäänud kõik 3 on jääl. On skeleton, bobisõit ja lühiraja kiiruisutamine. Ei ole keegi käinud kunagi. Ei ole, Valgast ei ole pikk tee. Kelgutamises käidi. Skeleton, bobisõit ja muu. Skeleton on pea ees, kelgutamine on jalad ees. Aga see samas selles ei saa sõita? Samas rennis, jah. No siis võiks ju keegi. Tekib jah, ideid nüüd pärast ka järgi lõppu siin. Ja skeletoniga ilmselt muidugi tõsi ka on ka suur lootus, et Milano Cortinas see lünk kahaneb või lõpeb, sest Arta Sunta ilmselt sinna peaks kvalifitseeruma. Aga nüüd kurlingu juurde naastes, Jarmo, see oli kummaline ja mida tegelikult Maria Kaldvee ja Harri Lill ise ka märkisid, et MM-i 4. koht
läks niivõrd palju rohkem korda kui mullune MM-hõbe. Nad olid staarid praegu tegelikult selle nädala jooksul, kui nad mängisid. Noh, nende mängud, me nägime Postimehe lugejaarvudest, need olid meeletud klikinumbrid, mis nende uudistele tulid. No nädal tagasi me ju tõime nad välja murerubriigis, et siis nad olid välja jäämas, siis ütleme play-off'is, tõsi mitte ilma olümpiapiletita jäämas, aga siiski olukord oli siuke ärev, aga siis nad jälle näitasid seal jälle oma seda külma võistlusnärvi seal viimaste visete ja asjadega tulid seal olukordadest välja, et ma arvan, et see just nad võib-olla rohkem nagu nii-öelda staariks ja selliseks nähtavamaks tegigi, et kogu see kompott, mis selle ETV ülekannetega kaasnes, kõik need põnevad mängud, et mul isa siin ka mingil õhtul helistas, ütles, et tema ka huilgab teleka ja elab kaasa, et nagu igale poole jõudis see kurling lõpuks. Mina sain ka kodus pragada, et mis sa karjud seal. et mõtle, et jääl mängitakse mõlemad alad, aga see võib olla rohkem nagu teineteisele vastanduvaid spordialasid kui jäähoki ja kurling, et üks on välk ja pauk ja teine on selline malemäng jääl. Jah, väga hea selline näide, et tõesti umbes niimoodi võib võrrelda neid, et aga jäin ka ise vaatama ja vaatasime Robert Oovaga kahekesi ja algus, kui see tuleb klõksides pärast mängu teadagi, siis ei tulnud und väga hästi ja mängis, et hea magama jääda, paneme taustale. Ja see lõppes niimoodi, et mõlemad istusime seal ääne peal niimoodi, kas saab pihta sellele viimasele või mitte, et see on täiesti uskumatu, kui saat võib tekkida sellest vaatamisest, et seal on piisavalt palju sellist lihtsust. Kas see oli see veerandfinaal Kanadaga siis või? Me vaatasime seda mängu, see, millest ma konkreetselt räägin, oli Jaapaniga. Jaapaniga, okei. No see oli ka lõpus põnev väga, jah. Ja viimase viskega sai selle ära ja see oligi, et juba on olemas ja siis jälle ja siis kui lõpuks saime, et siis me mõlemad olime seal nii üles köetud, kell oli mingi 2 öösel ja no ei hakka süüdistama, et nende pärast peale kaotsime, aga selles suhtes, et päris und see võib-olla ei tekitanud niimoodi, et tõesti väga kihvt vaatamine ja piisavalt lihtne, samas nüansi rohke, erinevaid asju. Seal tuleb väga kiita minu meelest kommentaatoreid, eesotsas Fred Randbergiga, kes tegid selle mängu kõigile, kes seda tegelikult ei ole ju mänginud, ei saa sellest niimoodi aru, et kuidas see kivi keerab ja kõik, nad tegid selle niivõrd selgeks, kui see ma arvan võimalik on. Ja piisas juba tegelikult natukesest ajast vaatamisest, kui hakkasid ise kaasa mõtlema, et visake nüüd sinna või miks te sinna ei teinud, et nagu hakkasid ise ka neid variante ja käike nägema, et tegelikult see on nagu lihtsasti tarbitav spordiala lõpuks, jah? No me Robertiga hakkasime juba vaidlema selle vahepeal, et ei ikka niimoodi mõttekam. See on mõttekam ja siis, kui valib, et mis ta lööb ja väga huvitav nüanss oli, ma tõesti ei ole kurlingut vaadanud enne, et kommentaar või tähendab mängijatel endil olid mikrofoni küljes. Ja see lisas ka sellist, et kujutage ette, et vahepeal on sotsiaalmeedias see mic'd up saanud, et kui pannaksegi mängijale jäähakkas ka. See on 2 tundi seda. See on 2 tundi seda. Ja kuidas sa kontrollid ennast, ma mõtlen, et hokis kindlasti ei saaks mängu ajaks panna seda, kui see kohtunik seal Leedu mängus otsustab, et ma arvan, et siis oleks ainult ühed piibud olnud seal järjest. Hokis see, et mida tohib öelda väljakul ja väljaku ääres, et see on meil siin Eesti spordis viimased 6 aega väga pingeline teema olnud. Jäähokis see F-tähega algab sõna on ju selline käibefraas minu meelest, ma olen aru saanud. See on nagu sidesõna ja et see niimoodi sa alustad, et nagu see inglise keeles Roger alustad. Ja see hulgas ka minust treenerite ja kohtunike vahel vist, et seal nagu midagi... Kuidas keegi, et on sellised gentlemanid viisakalt, et mingid kokkupuuted, mis mul on kohtunikega olnud, et mina leian, et alati hea sõnaga lihtsam saada see vastus ja nii edasi, et see oleneb stiilist, aga tihti peale õietusruumis, et see väga palju niimoodi 2 tundi järjest, ma arvan, et seal mõni piip oleks olnud. Aga kurlingu juurde naastas siis kahtlemata see MM ja kogu sellega kaasnenud tähelepanu muudab kurlingust ka järgmise aasta taliolümpiamängudel Eesti jaoks ühe sellise väga selge hiti ja väga äge on see, et kuidas on segapaaride kurlingu ajakava taliolümpiamängudel. Kui me teame, et olümpiamängude avatseremoonia on alati reedel, ükskõik suvi või talv, alati on reedel. Osad võistlused algavad ju varem ja kurling on üks neist, ehk et segapaaride kurlingut hakatakse mängima juba kolmapäeval. Mängitakse kolmapäeval, mängitakse neljapäeval, mängitakse reede hommikul, reede õhtul on avatseremoonia, mängitakse laupäev, pühapäev ja siis uue nädala alguses teisipäeval on sõelmängud. Ehk et Eesti jaoks venitab see Kaldvee ja Lille osalemine sel kurlinguturniiril, selle olümpiavõistluspinge aja tavapärasest oluliselt pikemaks, mis on ainult hea muidugi. Pluss see sportlik tase tuleb seal ikka ju täiega kaasa, et võtame need Kanada mängu, Itaalia mängu, et
maailma parimate võistkondade vastu, üks võideti, teine kaotati paari millimeetriga, et Itaaliast tugevat vastast on praegu raske ette kujutada, et see pronksimäng see lagunes ära, aga see oli võib-olla niisugune väike pettumus ka juba või mis iganes seal oli, aga igal juhul nad on medalimängus ja medalisoosikud, et see annab sellele efekti kõvasti juurde. Spornmure. Pressisektor on võtnud sisse koha stardisirgel, sellepärast et paratamatult on seoses Alpine'i vormel 1 meeskonna juhtkonnas toimunud muudatustega peas teatud muremõtted. Tormilised sündmused hakkasid hargnema teisipäeva õhtul, kui oleme ausad, ikkagi kõigile ootamatult potsatas üle maailma erinevatesse ajakirjandusväljaannete postkastidesse ja muidugi sotsiaalmeediasse teade, et Alpine'i F1 tiimi boss Oliver Rokes on otsustanud ameti maha panna ja sisuliselt võtab tema töö üle Flavio Briatore. Eesti vaatevinklist on see sündmus oluline põhjusel, et Paul Aroni ja Oliver Rokesi omavaheline side on olnud ilmne seoses 2024. aastal High-Techi meeskonnas F2 sarjas saavutatud 3. kohaga, mille Paul Aron eelmine aasta ju saavutas. Oliver Rokes oli seal tema tiimipealik ja oli nüüd ka ju tema ikkagi Alpine'i tulemise üks autoreid, mis saab Paul Aronist Alpine'is on nüüd oluliselt lahtisem, kui ta oli enne teisipäeva õhtut. No see saab võrrelda natuke, ütleme sellise võistkonna spordiga võib-olla, kus peatreener sind värbab, tema läheb minema, et mis siis edasi saab. Et see esimene emotsioon on kindlasti, et see pole hea märk, aga ütleme nii, et kui vaadata nii-öelda klaasi pooltäis, nagu sulle Ott meeldib, siis tundub, et Alpine'is on ikkagi sellised natuke, ütleme, segased ajad, kus on võib-olla kõigil võimalik end tõestada, et nüüd Franco Colapinto pandi Tuhani asemel teise autosse, aga ainult 5 etapiks, ehk siis justkui temal ei ole ka sellist kindat kohta seal paigas nagu Aronil ja teistel varusõitjatel, et uus pealik Briatore on, ütleme, selline vanakooli mees, et tema hindab eelkõige just kiirust, et selles vaatevinklis võiks ju olla siis kõik Aroni enda kätes, et kui ta saab selle võimaluse, ennast tõestab, siis ta saab siin autosse ka varem või hiljem. Mina mäletan Briatoret ikka sellest ajast, kui Michael Schumacher sõitis veel Benettonis. No, sealt on aega möödas. Aga ja, ma olen täiesti nõus sinuga, et kõik on enda kätes. Et ma ei kujutagi ette, kas on mõni ala, mis on veel täpsemini informatsiooni analüüsiv, kui seda on F1. No ja kus sul see data on niivõrd põhjalik, mida iga tuhandik mõõdetakse ära igalt poolt. Ja seal stimulaatoris nad on ju, või simulaatoris seal seal nad on ju vist üle järgi mööda, et üks kord on ta koha peal, üks kord on ta kodus, sõidab sellega. Et seal ju seda informatsiooni kõike võetakse vastu ja võetakse arvesse. Et ma arvan, et see muutuste aeg on väga hea võimalus, et just näidata ennast veel paremast küljeks. Kas sa oled olnud mõnes klubis niimoodi, et sul keset hooaega järsku peatreener kaob, kes tegelikult on sinu klubisse toomise taga? Ja ühe korra negatiivselt, ühe korra positiivselt. Et negatiivselt mul ei lase niimoodi, et tegelikult oli 2 hooaja vahel, et hooaja lõpus tehti leping ära. Öelda, et ma olin kindel üks mees 2, ma olin 19, ei isegi 18. Ja mõtlesin, nüüd on kõik hästi. Ja siis lasti see mees lahti. Tuli uus mees, et mis asja mingi eestlane 18 aastane, teda küll nüüd ei võta koosseis, et mine mängi seda 3. liigat veel natukene ja siis saadetigi Põhja-Soome hoopis. Et see oli negatiivne, aga tagasi mõeldes jällegi mõtlesin liiga palju sellistest asjadest, mis ei ole minu kontrollida. Ja ma arvan, et väga professionaalse sportlasena Paul Aron kindlasti teab seda sama hästi, et keskendume nendele asjadele, mida saab kontrollida ja see on enda töö. No Paul Aron ei oleks jõudnud sinna tasemele, kus ta on, kui tal ei oleks kõik seal mõtlemises väga hästi paigas. Mul on endal õnnestunud temaga üks pikem raadiointervjuu teha ja sealt kumab välja ikka erakordselt küps sportlane oma mõtlemiselt just ja ta saab aru väga hästi, kuidas seal maailmas asjad toimuvad ja just nimelt, et kontrollib neid asju, mida ta on võimalik kontrollida. Jah, samas seda ei tasu ka arvustada, et vormel 1 on ka palju seda raha ja poliitika teemat, et võib-olla üks Eesti mees peab olema siis 10, 20, 30% parem kui ütleme sarnane konkurent kuskilt mujalt, näiteks India mees Kushmaini, ehk siis kus siis on see turg palju suurem, et nende asjadega tuleb ka arvestada, aga jah, me oleme siin eelnevat saadetes ka rääkinud, et see küpsus ja ütleme, see vaimne valmisolek, mis Aronil on, et ma usun ja loodan, et ta tuleb tänu sellele sellest nüüd raskest seisust läbi. Tähtis teema. Pressisektor on jõudnud omadega lõpuks ometi jäähokihalli, et arutada jäähoki jutte nii kodumaiseid kui ka välismaiseid, mitte välimaiseid.
No, teeme uuesti. See on nagu minu stimulaator siis. Stimulaator. Ja õnneks ma parandasin ära, vaata. Pressisektor on jõudnud omadega jäähalli, et hakata rääkima põhjalikult ja pikalt jäähokist, sest sellepärast Villem Henrik meil ju siin stuudios ka on. Alustame kodumaiste juttudega ja räägime ära Eesti koondise MM-turniiri. Kui eelmisel nädalal pressisektori saade eetris oli, siis mäng Lõuna-Koreaga ja mäng Hiinaga ootasid veel ees. Mis mõtetega te Lõuna-Korea vastu tegelikult mis need jutud meeskonna sees olid? Oli turniiritabel ütles, et te peate võitma tegelikult vähemalt 2 väravaga normaalajal, et omada võimalust turniiri ära võita. Jaa, eks see oli kõigile teada, et otseselt treener seda ei öelnud. Ma arvan, et kõik teadsid seda, et tabelit oskavad lugeda. Oskavad tabelit lugeda ja jällegi nagu see eelnev teema, et keskendume enda asjadele ja loodame, et siis Korea teeb enda töö ära ja võidab Leedut, mida ei juhtunud. Nii et tegelikult ei olekski pointi olnud. Aga miks see Korea mäng untsu läks tegelikult? Olete takkar analüüs ka, et see oli ainukene mäng 5, mis untsu läks seal turniiril? Ma ei ole päris nõus, et tagantjärele vaadates siin nagu nii kehv kindlasti ei olnud. Kui siin meedia ütles ja kokkuvõttes ikkagi nägime meeskonnaga... Petri ise ütles ka minu meelest nagu natuke. Jaa, aga ta hiljem parandas ennast meeskonna ees, ütles et Zoomis, et ta vaatas järele ja tegelikult ei olnud midagi nii hullu. Et fakt on see, et vastane on kvaliteetne. Nad kasutavad oma võimalusi hästi ja seda ka oli, et seal ei tohi anda neile neid võimalusi ja endale ka tuhka pähe natukene. Et isegi kui need tulevad, et tuleb teha need suured tööd ja olla see suur mees seal väravas ja võita ära see mängu üksinda kas või kui vaja. Ütleme, et siin avalikult on ka läbi käinud, et jälle 3. koht justkui tegite oma ära. Samas on ka see nii-öelda foon on kogu aeg, et selge samm edasi, et kas selle nii-öelda taustal, kas ikkagi hinge rohkem pettumus või väike rahulolu? No minule jäi rahulolu, üldiselt jäi pigem selline väike pettumus ja ma arvan, et see näitab juba ka seda sammu edasi. Et selle 3. koha üle, mida varem on teil 2 korda ainult õnnestunud saada, olete pettunud? Jaa, et see oli ju aastaid, kui mitte aastakümneid, kui me võistlesime, et sinna püsima jääda Division 1. Ja nüüd läheme sinna ja saame selle 3. koha. Eks see pettumus tuleb sellest, et me nägime, kui lähedal see oli. Et ma võetaks, et kas või see eelmine MM, kus esimesed 2 mängu 2 tugevama vastu Leedu ja Ukraina vastu ikka selgelt jäädi alla, sest nüüd me tegime selge sammu edasi neile lähemale. Ja ei oleks olnud kindlasti selline üllatus, kui me oleks need võidud ka võtnud sealt. Päev hiljem Hiina vastu oligi 3. koha mäng, selle võitsite kindlalt 5-0. Seal vist oli see viha eelmisest 2 mängust oli niivõrd suur, ma saan aru. Ja ma arvan küll, et ja kindlasti see läks nagu nii täpselt käima, kui pidi minema, et esimesel kolmandikul kohe 1-0 ära lõime, et Hiina mängis ju Koreaga ka väga tasase mängu. Hiina väravvaht on väga hea ja me teadsime, et nende vastu, et mida kauem ise nulli peal oleme, seda raskem meil see kohtumine tuleb ja neil võimalusi ka tuleb, mida tuli tegelikult. Teisel kolmandikul üks väga hea võimalus neil oli, et kui oleks sealt niimoodi nüüd 1-0 nemad ette jäänud, siis see oleks täielikult seda mängu dünaamikut muutnud. Et õnneks meil läks mängijad tegid kõik oma osa ära ja mäng oli võrdlemisele lihtne. Nii, kogu Eesti nägi ja vaatas seda sinu värava kummuli keeramise aktsiooni mängu järel, lõpetasid karjääri 0 mängu, keerasid värava kummuli. Palju sa ennem trennis harjutasid seda värava kummuli keeramist? Vaat see on siuke asi, et ütlesin ausalt, et olen näinud, et on tehtud seda 0 mängu puhul. Okay. Mina ei ole kunagi teinud, on neid paar tükki 0 mängu olnud tegelikult ausõna ja ei ole sellist nagu mõttesse tulnud ka. Ja järsku siis, kui seal lõpus kallistasime kõigiga, siis järsku tuli see, et mul ei tule seda võimalust ju mitte kunagi enam. Ja siis järsku tuli, et aga see on ju siuke sümboolne ka, et ma panen pikali, et nüüd on kõik mina rohkem mängi ja kuidagi hästi kukkus välja. Ikka väga hästi kukkus välja. Aga see kõik tuli äkki mingi 5 sekundi sees, et kui see viimane Robert tuli, tegi musimu kiivile, siis järsku tuli, et ma panen siis kummul ja siis kuule, neile vist meeldis. Aga kuidas sa tundsid ennast selles olukorras, et mõnele meeldib selline tähelepanu, mõnel on juba sellised tähistamised asjad välja mõeldud, mida teha, et kuidas sina selles olukorras nagu olid? Ei, mulle ei meeldi. Et ma olen selline pigem nagu on võeldud jaoki väravahte nagu trummaritega bändides, et meeldib seal taga olla, et kontrollid küll seda
rütmi väga hästi, ja oled väga oluline liige, aga ei meeldi seal ees niimoodi hüpata, aga antud juhul, nagu seal oli 3 minutit enne lõppu korra, see teadustaja ütles, et Koitmaa viimane mäng ja siis plaksutati ja siis ma ka tõstsin kinda, mis oli väga minu selline käitumisvastane. Aga sama mõte, et see on nüüd viimane kord, kui mul on see võimalus seda teha, et võtan kõik selle sisse, mis on. Okay. Lähed sa erru rahuliku südamega? Ma mõtlen just nimelt mõeldes Eesti jäähokile. Absoluutselt, et eelmine aasta olen korduvalt öelnud, ma imestasin, et mind koondisesse võeti. See, kuidas see kõik välja kujunes, et lõpus ma mängisingi 4 mängu ja võtsime pronksi, et see oli veel suurem üllatus. See aasta, mul oli väga tugev hooaeg, ma ütlen ausalt, võib-olla karjääri üks parimaid, kui mitte kõige parem, et ma teadsin, et ma olen koondises nii hea, kui see minu hooaeg oli, jäi täielikult varju sellele hooajale, mida mängis Konrad Mölder Prantsusmaal, kes oli Prantsusmaa liiga üks parimaid väravahte. Tema kätes ja samamoodi noor Vladimir, kes oli seal lõpus pingil, väga kindlates kätes see värav on, et oli väga hea aeg astuda kõrvale ja nautida nooremate meeste. Et sa siis lahkud nagu tippus, aga seda kripeldust ei jääk, et äkki saaks nagu veel siis sama hästi vähemalt? Ei, see, ma olen ise treener ja mulle meeldib okit meedletult vaadata, mis tähendab, ma ka enda mänge analüüsin ja üritan sealt paremaks saada, aga need jalad ei liigu nii nagu 3-4 aastat tagasi, siis kui mõlemad ristad sidemed veel alles olid. Praegu enam ei ole, jah? Ei, et see on... Ilma ristad sidemed 4 mängu nädala jooksul, Ja 5 Lauri lahkumismäng oli ka tegelikult. Ja, mis ma veidin mängima ja siis see on kindel aeg, et ma leian, et kui sa näed, et sa ei saa enam paremaks minna, siis on aeg astuda tagasi, et need viimased 2 hooaega kindlasti, et jalad enam niimoodi ei liikunud. Paljudel sportlastel on see küsimus ka, et pärast karjääri saaks ikka lastega mängida, hüpata, kükitada ja nii edasi, et mis seisus sina selle rüüsis seljast praegu ära võtad, et sidemeid ei ole, aga saad nagu lapsega ja siis tulevast 2 lapsega hakata möllama. Jaa, saan hakkama, et imeline arstiteadus on ju olemas ja tänapäeval vahetatakse kõik liigesed välja, kui vaja. Ja see ei ole probleem, aga tõesti lastega tahaks rohkem mängida, et nüüd see viimased paar aastat on hommikud alanud siis sellega, et laps äratab me üles, et tahaks seda rahulikult kogeda, mitte niimoodi, et kahjuks issi peab veel magama, meil on OpTibetis play-off ja ma olen ainult 6 tundi praegu saanud magada, et see nagu oli see üks peamine põhjus. Kui kurnav jäähoki karjäär kehale on? Räägi ära. Arutasime Robertiga seda teemat, et neid vigastusi ma arvan, et oleks ka vähem olnud. Minul oleks ma teinud õigel ajal õiget trenni füüsiliselt. Et see pikk karjäär on selline palk selle eest, mida noorena oled teinud. Et kui sa oled palju noorena tööd teinud, siis neid vigastusi tuleb vähem. Et siin kaabukergitus Robertile, kes on siin seda ülkehalist ettevalmistust enne hooaja algust lihvinud ikka korralikult. Ja selle pealt saab mängida pikemalt, on ju? Pikemalt ja neid vigastusi tuleb kindlasti vähem. Muidugi ei saa kontrollida neid traumasid, mis tekivad, et kui nagu mul oli üle-eelmine aasta kukkuski mängija peale, mul hüppeliiges ja hüppeliiges läks katki, et seal sa ei saa seda kontrollida, aga üldiselt sellised liigeste ja lihaste väljavenimised või rebestused, et selles mõttes, et kindlasti saab ennetada. Ma korra küsin nende noortema põlvkonna kohta ka veel, et sina oled seal juba 40-ndate keskel jõudmas, nooremad mehed on seal 30. Jah, 40-10 käid 30-ndate keskel. Nii hull ma välja. Aga tahtsin küsida, et see on ju täitsa nagu generatsiooniline vahe, et kas seal saate kõigest aru vanemate meestega, mis noored räägivad ja kuidas see klapp ja nii-öelda sidusus seal on, et päris palju liigub selliseid sõnu, millest isegi mina ei saa aru, kes on ka 30-ndate alguses. Ja mulle väga-väga meeldib vaadata, kui sellised vabalt uus põlvkond võtab selliseid kriitilisi momente, et kas või see Hiina mäng ja esimene kolmandik on läbi 1-0 juhime, aga napimast napim, teame, kuidas Horvaatia teisel kolmandikul ärkas ja tegi, on ju. Ja kõik on nii pinges ja siis ma vaatan, et teisel pool riietusruumi on Timofejev ja Burkov laulavad. See on nüüd laul. Mingid TikToki laulid seal kaasa ja Robert vaata, mis toimub. Aga nagu see on nii selles mõttes äge näha, et kui vabalt nad suudavad sellistes olukordades olla ja siis kui jääle lähevad, siis muutuvad lõviks. Et see põlvkond ja võib-olla see nagu lähenemine on muutumas. Et nähtakse seda, et ei ole elu surma peale.
kui sa ei ole kui sa oled väljaku ääres, saab nagu rahulikumalt võtta. Aga mis teie tegite sellistel pingehetkedel omal ajal? Täis fookuses, et eks see tuli ka tegelikult pikemalt, et nagu mida vanemaks ma sain, et suutsin selle nagu välja lülitada. Mida vanemaks said, seda rohkem hakkasid muretsema, sest oskasid seda. Kogemused tulevad ka muretsemisest. ei, aga tegelikult just vastupidi, et oskasin nagu nautida. Et võib-olla 5-6 aastat tagasi oleks seal käratadki, et mis laulate siin, kohe saame pähe vaata, aga ei, see siuke imetlusväärne, ütleme, et selline ellusuhtumine. Nagu sa ütlesid, sulle meeldib väga jäähokit vaadata, lisaks sulle meeldib ka jäähokit kommenteerida, mis hakkad tegema tegelikult nüüd juba laupäeval. Duo 5 ja Postimees näitavad tänavusi meeste jäähoki maailmameistrivõistluste siis kõige kõrgema seltskonna mänge. 30 otseülekannet meil alates reedest kuni 25. maini eetrisse jõuavad. Maailmameistrivõistlused toimuvad Stockholmis ja Hervingis ehk et siis Rootsis ja Taanis. Tiitlikaitsja on Tšehhi. Vaatsin kihlvekontoreid, et suurim favoriit on Kanada. Oled sa nõus? Ma loodaks, et ma natukene tõstan laiemaks ka, et Marc-André Fleury väravaht mängimas oma viimast jäähokit. Tema klubikarjääri lõpetas ja nüüd tuli MM-il, et liituda esimese väravvahina 3 kulla klubiga, mis on siis see kõige hinnaldatum tiitel. MM-tiitel, olümpiakuld, Stanley karikas. Just nii ja see kõige võib-olla kergem nendest 3 MM-tiitel on tal veel puudus, ta pole kunagi MM-il käinud. Läbiv joon, mis sellel MM-il ongi see, et nagu staar on natuke rohkem kui see mõnel eelneval aastal. Absoluutselt ja sellepärast tasubki vaadata, et olümpiamängud on tulekul ja nii mõnigi selline staar, kes on ennem öelnud ei, on tulnud nüüd koondisesse, et näidata peatreeneritele, et mina olen see valik, keda võtta olümpiale. Jah, sest et järgmine aasta olümpiaturniiril on ju kõik NHL-i mehed valikus. Et kui me 2 eelmist olümpiat olid ilma NHL-ita, 2018 Pyeongchangis, 2022 Pekingis, siis nüüd on NHL-i mehed olemas, mis tähendab, et tegelikult võib ju olla, et päris mitu koondist. Et kui sa siin MM-il oled esiviisikus, siis olümpial oled 3. või äkki isegi 4. Ja, aga sa oled seal olümpial. Okay. See on nagu ka väga oluline osa sellest, et... Nojah, aga et kui sa siin oled teises, siis sa ei pruugi olümpial olla. No jah, oleneb koondisest kindlasti, et Rootsis Liinu Suurmaa, kes 2 aastat tagasi oli kogu NHL-i parim väravaht, temal öeldi, et ei, aitäh, et ei ole vaja tulla nüüd MM-ile. Et siin on neid eisid tuleb kindlasti olümpial veel rohkem sellistele mängijatele, kes ise arvavad ja fännid arvavad, et peaksid seal kindlasti olema, aga just see ongi selline peaproov selle jaoks. No Millen, mis sa siis ütleme, võib-olla hoki kaugematel inimestel natuke ütled, et mida ja keda jälgima peaks, kui hakkame nüüd turniiri vaatama? No eks need tugevad on ikka aastast aastasse need samad sellised 6-8 meeskonda, aga kindlasti Kanada koondis väga kõva koosseisuga tulnud, et Crosby, Sidney Crosby, Nathan McKinnon, mehed, kelle McKinnon oli vist 116 punkti, kui ma ei eksi NHL-is. Kes Sidney Crosbyt ei mäleta, siis 2010. aasta taliolümpiamängude finaalmäng USA-Kanada ja lisaajal Vancouveris lisaajal Sidney Crosby viskas värava, milles Kanada võitis olümpiakulla 3-2, et ta on, ütleme nii, et ta on Kanada olümpia jäähoki ajaloo ilmselt kõige tähtsama värava autor. Sest et kui Kanada oleks kodus kaotanud ameeriklastele, seda nad ei oleks üle elanud. Ei no see ja absoluutselt, et kiirelt veel temast rääkides, et võib-olla ta ei ole selline nii särav mängija nagu Ovechkin, et neid väravaid ei ole nii palju löönud, aga tal on 20 järjestikust hooaega, kus ta on üle punkti peal mängu ja sellega ta lõi Gretzky rekordi üle. Nii et väga ajal üks parimaid mängijad kahtlemata. Kui sa korra Ovechkini mängu tõid, siis siin erinevatel spordialadel hakatakse üha rohkem venelasi areenile tagasi laskma, NHL-is venelasi nagu nii tolereeritakse, et kuidas see hokimaailmas see seis tundub, kas MM-il neid praegu ei ole, kas järgmine olümpia, järgmine MM, et kuidas seal neisse suhtutakse, kas on mingit infot? Eks seda näitab aeg, mina ei oska seda nagu... Olümpial nad ei tohiks saada osaleda, sellepärast, et otsused nad järgmisel hooajal ei mängi, on juba tehtud ja olümpiaturniir on järgmise hooaja osa. Et see peaks olema paigas. Aga eks näis, ega Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja selle Zimbabwelasest korrumpeerunud president Kirsti Coventry võivad igasuguseid asju vingerdada. See selleks. Jäähokipidu 1 meil siin Tondirabas lõppeb, teine algab, püsige lainel Duo 5 ja Postimehe kanalitel, sealt 30 otseülekannet järgmise 2,5 nädala jooksul Ville-Henrik Koitmaa teiste kommentaatorite seas. Nädalavahetuse top.
Ja nagu meil pressisektoris kombeks, saate lõpetuseks vaatame üle eeloleva nädalavahetuse tähtsamad spordivõistlused, millel tasub spordisõbral pilk peal hoida. Alustamegi jäähokist, maailmameistrivõistlused reedel algavad. Vaatasin mõned kohtumised, mida siis Duo 5 ja Postimees näitavad nädalavahetusel või uue nädala alguses. Reede õhtul Rootsi-Slovakkia, seal on ka avatseremoonia selle eel, pühapäeval Läti-Kanada. Kahtlemata huvitav, aga ilmselt Lätil läheb päris keeruliseks. Läheb keeruliseks, aga kunagi ei tea, kuna Kanada koondis ei ole nii palju koos mänginud. Neil oli küll ajutusmäng eile Ungariga, meil on väga kindlalt 6-0 võitsid, aga Läti see süda ja see võitlushing, et see kindlasti saab väga keeruliseks olema Kanadale. Aga esmaspäeva õhtul, absoluutne jäähokiklassika, Soome-Rootsi. See on kõige parem asi, eriti veel, kui Soome-Rootsi mängivad kas Soomes või Rootsis. Praegu nad mängivad Rootsis. Ja loodame, et seal tuleb kindlasti võitluslikum mäng, eriti Soome vaatevinklist, kui oli nüüd Eurohokituuri viimasel turniiril, mis lõppes eelmine nädal, kus siis Soome kaotas rekordiliselt 8-2 Šveitsile ja 6-2 Rootsile. Et ei ole Soomel kõige parem hoog sees ja aeg see ümber pöörata ja ma arvan, et kui nad suudavad võita Austriat kindlalt, siis see annab selle enesekindluse tagasi. Nii, korvpalliliiga sõelmängud poolfinaalseeriad, üks lõpeb homme ära. Ja. Kraamo võidab Raplat, aga teine, nagu sa ütlesid, läheb 5 mängule ehk et täna õhtul mängitakse Tartus, pühapäeval Tallinnas. Ja 5 mängu ja kui sa küsid, kes võidab, siis olen küll neutraalne jälgija pigem, aga natuke rohkem tuksub ikkagi süda TalTechi poole. Ning korvpallis tegelikult on nädalavahetusel veel tähtsaid mänge. 3 Eesti korvpallerit üldse läbi aegade on mõne eurosarja võitnud. Sel nädalavahetusel võib lisanduda 4. Henri Trelli näol, kes teatavasti Euroopas on mänginud üli vähe oma karjäärist, aga on valinud õige koha Tenerife näol. Jah, et ütleme, et eelduse vundament on loodud sellepärast, et Tenerife pole sel hooajal ühtegi meistrite liiga mängu kaotanud. Tõsi, nemad mängivad Galatasaraiga, sealt muravad ilmselt läbi, aga teises poolfinaalis on nende krüptonid ehk siis Malaga Unicaja, kellest nad sel hooajal jagu ei ole saanud, et see võib tulla 2 Hispaania klubi vastasseis, kus siis loodetavasti Tenerife võidab. Ja Trelli kohta märgin sellega ära, et tal siin oli see väike pahandus, kus ta saadeti 2 tehnilise veaga mängust minema. Tegin natuke taustatööd, sain aru, et rohkem oli tegemist kiusamisega. Treener pigem kiitis teda, nii et Trelliga on kõik hästi. Ja mainime need 3 korvpallurit ka, kes varem on eurosarja võitnud. Jaak Lipso, Martin Müürsepp ja nüüd Kristjan Kullamäe, kes tõsi finaalis ei mänginud. Nii, ja pühapäeval tasub kindlasti vaadata ka Eesti jalgpalli premium-liigat, sellepärast et Paide linnameeskonna FC Levadia vaheline mäng kell 2:30 A. Le Coq Arenal toimumus on. Villem, palju sa jõuad Eesti jalgatis vaadata? Rohkem ja rohkem, et sarnaselt korvpalli poolfinaalile kindlasti on rohkem pilti tulnud viimastel aastatel ja see kättesaadavus, et nüüd see Levadia Paide kohtumine ka, et huvitav, kas Paide suudab siis Levadia vastu jälle selle võidu võtta või mängib samamoodi nagu mängis Kaleviga, et see on väga keeruline. Või Kuressaarega, kus ma ei tea, mida see Ivan Stoikovitš mõtles, aga sa saad 1-1 seisul, saadad väravahi vastase karistusalasse lõpus nurgalöögi puhul. Et seal oli nagu täitsa selline hulapaluu juba. Et väga põnev kindlasti. Aga see vutipilt on ju läinud tipus isegi ootamatult tihedaks, et siin Levadia on komistanud. Levadia on oodatust haavatavam, Flora on oodatust tugevam, Paidel kerge miinus, Kaljul väike pluss ja kokkuvõttes 4 on väga tihedalt koos. Nii et väga huvitav on vaadata. Pressisektori 29. saade tänaseks lõpetab. Postimehe spordiajakirjanikud Jarmo Jaagomägi ja Ott Järvela tänavad, Villem-Henrik Koitmaa samamoodi. Jõudu jaksu siis nüüd jäähokimängude kommenteerimisel. Pressisektor on tagasi nädala pärast. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.